Õnnistatud advendiaega. Mina olen Katariina Klinikas ja siin Missionikeskuses olen ma Plussmeedia töö tiimi koordinaator. Tänase advendikalendri isikuks on Luuka evangeeliumis kõige esimesena mainitud isik jõululoos. See ei ole Jeesus, see ei olnud Maarja, see ei ole isegi Joosep, vaid hoopis keiser Augustus. Sest Luuka evangeeliumi 2. peatükk algab tuntud sõnadega: neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigirahvas. Ta on esimene Rooma keiser ja tema esialgne nimi isegi ei olnud Augustus, hoopis Octavius. Ja tema vanaonu oli tuntud kuulus Julius Caesar. Aga mille poolest tuntakse keiser Augustust, on ka see, et tema ajal oli kuulus Pax Romana ehk siis Rooma rahu. Aga oli tulemas, nagu me teame, veel suurem rahutooja. Neil päevil, nagu siin ka Luukas kirjutab, andis ta välja käsu kirjutada üles kogu riigirahvas. See oli 2 põhjusel. Loomulikult pidi keiser teadma, kui palju rahvast tema valitsuse all on, aga selle oli ka vaja teada, et oskaks õigesti maksustada. Tema käsk oli põhjus, miks Maarja ja Joosep üldse liikusid Natsaretist Petlemma suunas. Ja nii nad ka loomulikult täitsid Vana Testamendi prohveteeringuid. Maksud olid ka loomulikult infrastruktuuri jaoks ja see ka hiljem juba Apostel Pauluse ajal oli ka põhjus, et head Rooma teed võimaldasid neil ka väga efektiivselt evangeeliumi kuulutada. Neil päevil ka uskusid inimesed, et Messias, kes on tulemas, ta on kindlasti nagu keiser. Suur vägev valitseja, toob poliitilise rahu, aga hoopis meie Messias tuli alandlikult, tuli ilma suure välise auta, tuli ise teenima, mitte olla teenitud. Nii et oleme meie ka selle advendi ajal väga teeniva südamega, võtame osa sellest advendi ajast, aga leiame eelkõige ka selle rahu ja rõõmu. Õnnistatud advendiaega!